Tere tulemast Velomarketisse. Mina olen Andres, olen selles asjas siin, mis puudutab rataste parandamist 40 aastat umbes sees olnud ja arvan, et üks jalgratas väärib, et tema eest hoolitsetakse pidevalt. Ja kui sulle tundub, et sinu ratas vääriks ka korras olemist ja ise sellega hakkama ei saa, siis tule siia, aitame siin Velomarketis. Täna me komplekteerime Ruumeti ratast ja sellises pakendis ta tavaliselt tuleb. Ja ma näitan kõik protsessid ette alates lahtipakkimisest, prügi utiliseerimisest ja kuni siis selleni, kui see ratas sõidab siit uksest sõitvana välja. Oluline on kastist välja võtta kõik, mis kastiga kaasa on pandud. Nüüd avame kõik sidemed. Kui sa teed seda õieti, siis saad sa terveks aastaks endale koju kaablivitsasid. Kõigil töödel on oma mõistlik järjekord. See on tuhandete rataste peal järgi proovitud. Mina alustan sellest, et rattale külge sadula. Siis saab seda ratast minu tööbukis paremini menetleda. Tööriistu kulub palju. Pärast filmi lõpus vaatame, palju neid siis kulus. Sadula nurga, ta oleks ka sõidu asendina kõige õigem, on kõige mõistlikum panna nii nagu on mõmmi abitsas õpetatud number 7 joonistama. Ehk siis niipidi. Sadul peaks olema postiga ja moodustama number 7. Pärast me selle kontrollime üle, kui ta ratta küljes on. Sellepärast ma seda sadulat ülemäära kõvasti kinni ei keera. Igale poole, kus metallid omavahel kokku puutuvad, on mõistlik panna mingid määred. Sadul on mõistlik panna viltu, siis püsib meeles, et ta on häälestamata. Kui lönks on tehtud, siis jätkan mina jooksudega. Jooksul on siis kõigepealt teile praht ümbert ära, katsume, kas koonused käivad ringi. Enamikel uutel ratastel nad ringi ei käi, või õigemini piisavalt hästi ei käi. Ja selleks siis reguleerime koonuseid. Isegi meister ei tea, mis mõõtu võtit vaja läheb alati. Nii, jooks paigas. Tasuks üle kontrollida piduriketaste kinnitus, et kas kõik poldid on kinni, sest vahest nad on kehvasti pandud. Küll väga harva.
ja ka siin oli üks muster lahti. Nii, kui juba kord koonused on timmitud, siis on mõistlik kohe lasta kummile õige rõhk. Ja kummil alati vaadake pealt, siin on kiri, palju on lubatud. Sellel konkreetsel kummil on 2 ja 4 paari vahele, nii et mina löön siia sisse 4. Ma ei tea, kui kaua see ratas poes veel seisab, siis lööme sisse maksimumi. Enamasti on 1 atmosfäär sisse pumbatud, no mina löön ta siis 4. Nii, ja kuna jooks on juba käes, siis kontrollime ka selle, kas see jooks ei ole transpordi kannatada saanud. Ole võti, 25 täiesti töötanud. See esimene jooks on suhteliselt viisakalt oma esimesed elupäeva teha. Esimene jooks sai korda, kontrollime ka tagumise ära. Kõik muud protsessid jooksudel on sarnased, aga tagumisel rattal tuleb kontrollida ka seda, et hammasrattad peale kinni saavad ehk et kirg oleks peale korralikult paigas. Selleks, et siin koonuseid reguleerida, mul on mõistlik kirg pealt maha keerata. Võtan tirri eest ära. See liigutus tundus lihtne olema. Uuel rattal ta on suhteliselt lahtiselt peal, aga kui peaks olema nüüd ratas kas või 1 päeva sõitnud, siis see tirr siin rummu peal läheb väga kõvasti kinni, nii et seda enam sellise käeliigutusega kätte ei saa, et siis on meil siin tõsisemalt jõudu. Aga muud samamoodi koonused reguleerime. Ka siin ei ole see koonuste liikumine mitte ülemäära vaba. Nii, tagumise jooksuga said nüüd samad operatsioonid tehtud, mis esimesegagi. Panen jooksud alla ja siis tuleb korraks võtta ratas stendist maha, et ta saaks oma raskusega vajutada jooksud kinni raami, ütleme siis raami põhja. Et see on selline protsess, et kui ta tegemata jätta, siis tuleb hakata pidureid võib-olla mitu korda reguleerima. Nüüd kui rattad on all, siis minu meeldiv tegevusjärjekord on see, et ma teen ära pidurid. Pidurite regulli alustamiseks kõigepealt katsume korra seda, et kui pingul on peenitatud trossid tehases ja siin rattal oli nüüd praegu sedasi, et tagumine pidur on natukene liiga jäik. Selle võiks lasta natukene järgi. Ja siis tuleb peenem reguleerimine, kuidas panna ketaspidur siis sellisesse asendisse, et pidurde efektiivsus kõige suurem oleks ja pidur samal ajal vabakäigul pihta ei käiks. See on nüüd selline tegevus, et selle kohta me saame teha täiesti eraldi filmi. Ma väga pikalt ei seleta, mida ma siin nüüd praegu jälgin, miks ma siin kätt ees hoian. See ei ole mitte selleks, et varjata midagi, aga see on selleks, et ma saaksin varjata valgust. Mul on lihtsam näha. Nüüd on sellel rattal väga hästi näha, kuidas on
tagumine käiguvahetaja transpordil pihta saanud. Et kõik need asjad peavad olema ühel joonel. See hammasratas, see käiguvahetaja liter ja too käiguvahetaja liter. Ja minu silm ütleb, et käiguvahetaja on kergelt viltu. Selleks jemud üle, võtame käikari maha ja kontrollime, kas raam on sirge. Esimese asjana kontrollime, et raami kõrv oleks korralikult kinni. Ja see, mida ma kahtlustasin, et raami nurk on vale, see siin näitab nüüd ennast väga ilmekalt. Nüüd on see osa valmis. Ja kui juba me siin käiguvahetaja kallal oleme, siis elementaarne, et paneme käikari kohe häälde ka. Ja nüüd, kuna see raami kõrv oli väikene kõver, siis 50-50 võimalus on, et see häälestaja, kes on seda ratast tehases häälestanud, on häälestanud käiguvahetaja selle kõvera raami kõrva järgi. Ja selleks mina pean kogu reguleeringu tegema. Aga selleks, et seda lihtsalt teha oleks, panen pedaalid külge. Ja pedaalidega nüüd on selline väga oluline asi. Enamasti on pedaalidel peale kirjutatud kleepekas right ja left. Tasub kontrollida ka võlli otsast. Ka siin on R ja L tavaliselt kirjas. Lihtsalt kleepekad võivad vahest ka ristuda. Alati parempoolne pedaal läheb hammasratta poole. Et neid tahtejõulisi, kes on seda üritanud panna teisele poole, on aastate jooksul nähtud. Ja kuna pedaalidel on keermed eri suunas, siis selle eksimusega on võimalik ära rikkuda ükskõik kui kallid vändad. Ja tänavu aasta meil on sellist asja ette tulnud, kus kliendid on pahased olnud. Nii, parempoolne pedaal paremale poole ratast, hammasratta poole. Parempoolne pedaal läheb nii-öelda tavalist keeret. Parem keeret. Parem keere, seda pidi. Pedaalid keerame käe jõuga, aga piisavalt kõvasti kinni. Nüüd vasakpoolne pedaal liigub keermesse nii-öelda tagurpidi. Ehk vasakpoolne pedaal käib kinni tagurpidi nii, kui tavaliselt kruvisid ja mutreid lahti keeratakse. Nii, pedaalid kinni. Järgmine etapp. Kontrollime, kas vändad on korralikult kinnitatud. Ja siin on selline väikene tähelepanek, et teatud füüsikaseaduste tõttu kipub lahti kerima ennast vasakpoolne vänt. Ehk et see tuleb väga ära kontrollida, et ta oleks kindlasti kõvasti kinni. Ja siin ausalt öeldes ärge kartke. Nii palju, kui teil jõudu on, nii palju keerake. Et sellel on küll ette nähtud kuni 35 Newtonmeetrit, aga inimese käsi üldiselt üle 35 niikuinii ei keera. Näete, kui palju ma saan siin juurde keerata. Ehk et siin oli ka vänt natukene lahti. Nii. Käikude reguleerimine on siis kahes etapis. Esimene etapp on see, et me reguleerime ära, et käiguvahetaja juhiks ketti ainult äärmiste hammasrataste peale ja mitte kaugemale üle. Ei kodarate poole, ei siit raami poole. Ja eest reguleerime seda, et kõige äärmises vasakpoolses asendis ei ulatuks kett vastu käiguvahetajat käima, kõige paremas asendis ei ulatuks vastu käiguvahetajat käima. Kui see on tehtud, siis teeme ka peenhäälestuse, et käiguvahetaja vahetaks käiku sinu sõrmenipsu peal.
tagumise käiguvahetaja parempoolne piiramiskruvi. Mina reguleerin seda nii, et ma tõmban käiguvahetaja sõrmega natukene pingesse ja kett ei tohi tulla hammasvõtte pealt maha ega ei tohi teha ka mingeid võõraid ääri. Siin on praegu kõik väga hästi. Lähme teise äärde. Sõrmega surun kergelt peale, et nii-öelda anda käiguvahetajale maksimaalne pinge, mis talle praegu trossiga suudetakse tõmmata ja siit ei tohi kett minna hammasvõtte pealt maha ega ei tohi teha võõraid ääri. Siin on hästi. Nii, siin reguleerimiskruvid, need 2 asja olid hästi paigas. Esimese käiguvahetajaga tuleb siis kasutada nii-öelda äärmisi käike ehk et tagant suur, eest väike ja teistpidi tagant väike, eest suur. Tagant suur, eest väike, kontrollime, et kett ei käiks käiguvahetaja pihta. Ilus, käib kõik vahelt läbi, kõik täpselt nagu peab. Nüüd paneme ees suure peale, laseme käigud tagant väikse peale ja kontrollime parempoolse vahe. Samamoodi, kett käib ilusasti käiguvahtajast mööda, mingit probleemi ei ole. Nüansina ütlen, et sellised 300 ja 400 eurosed rattad, mille peal on pandud rändad tehase komplektis, mis maksavad umbes 20 eurot, nende juures ülimäära sellist sirgust ei tasu loota. Nad natukene on kõverad, aga see on lubatav. Nii, käikude limiidid on paigas, vasakule paremale kõik nagu peab. Nüüd kontrollime seda, kas käigud käivad õige lülituse peale. Ja see peab siis välja nägema nii, et kui sa sõrmega vajutad, siis järgmisel hetkel vahetab käiku. Mitte varem ja mitte samal ajal. Sõrm teeb klõpsu, peale seda vahetab käiku. Ilus. Ja mõlemas suunas. Kõik suurepärane. Nüüd kontrollin esimese käiguvahetaja reguleeringut selle järgi, et tagant suure peal, eest keskmise peal. Ja siin ei tohi vasakusse külge kett pihta käia. Kui seda ei ole, on kõik yes. Ja käime jälle läbi, lõps ja käiguvahetus. Nii, käigud kontrollitud, tasub üle vaadata ka keti kvaliteet. Vahest on juhtunud sellist asja, et kett on tehases kokku pandud ja on natukene liiga kinni pressitud, et mõni ketilüli ei liigu vabalt. Mina olen selleks kasutanud siis seda meetodit, et ma panen käigud keskele, eest keskele, tagant keskele ja nüüd kerin lihtsalt tagurpidi väntasid ja jälgin, et kuskil ei oleks sellist silmanähtavat lüli kinni olemist. Siin on ta hea. Jälle, ülemäära suurt kvaliteeti, ülemäära odavatelt ratastelt oodata ei tasu, aga pingutada tasub nii hästi, kui selle materjaliga saab. Nii, nüüd on ratta kogu sõitev osa, käigud pidurid regulitud. Ratta mehaanilised osad on reguleeritud, käigud paigas, pidurid reguleeritud, jooksud sirged ja sõiduasend paika häälestada. Selleks loomulikult tõstan ratta maha. Alustame sadulast. Kuna sadul sai esimese asjana külge ja ta jäi ka natukene lahti. Näeme sadula otsaks. Ja mingile kõrgusele. Kuna me teeme selle ratta kaupluse jaoks, siis me ei tea, kas see klient on 1,80 või 1,60 m, kes sellega sõitma hakkab, siis meie jaoks sadula kõrgus ei ole oluline. Aga paneme viisakaks sadula asendi. Sadul võiks olla oma luku sees keskel ja sadul peaks olema loodis ehk maaga paralleelne. Minul on selleks seina peal spetsiaalne joon tõmmatud, et ma saan üle toa seda sadulat vaadata. Ei ole minu välja mõeldud, on teiste kolleegide pealt maha kopeeritud see trikk. Minul on
on ka see tunne, et kuidas ma siin sadulas olema pean. Ma istun selga, ma saan ka enam-vähem aru, et kas sadul on õieti. Lenksuga siis tuleb panna lenks risti jooksuga. Ja eks siin tuleb andeks anda kõikidele mehaanikutele. Igaühe silm võib olla veitsa kõver. Mina panen mingite oma märkide järgi ja võimalik, et keegi teine leiab, et mu lenks on viltu. Aga jälle, see on liiga personaalne, et me sellest saaksime öelda, et kuskil on õige või vale vastus. Püüame panna maksimaalselt risti. Kui need poldid on kinni keeratud, siis kontrollime, kuidas kahvel liigub. Siin liigub kahvel väga halvasti. Ehk et kaelalaagrid on natukene liiga kinni poodud. Anna neid natukene lõdvemaks laskma. Nüüd tuleb üks selline trikk. Lööme. Nii, hakkas vabalt käima. Ja loksu ei ole sees. Loksu kontrollimiseks vajutad esimest pidurit ja otsutad ratast. Ja kõige ausama vastuse saab siis, kui võtta täpselt selles asendis seda loksu kontrollida. Nii, ja keeran poldi uuesti kinni. Nüüd lenksu asendi reguleerimiseks. Ma ei keeranud alguses neid polte ülemäära palju kinni. Kõigepealt vaatame, et lenks oleks siin keskel. Ma ei mõõda millimeetri paelaga praegu või sentimeetri paelaga, vaid ma kasutan tehase märgistust ja püüan vaadata, et ta on nii-öelda stemmil keskel. Kui oleks praegu siin selle ratta asemel sama kallis lenks kui terve see ratas, siis oleks õige töövõte selline, et võtame lenksu laiuse, jagame kahega ja see millimeetri pealt peab olema selle stemmi keskel. Aga siin usaldame visuaali, et Roomet on oma märgised pannud keskele. Siis lenksu saab panna ettepoole tahapoole. Siin on selline rusikareegel, et lenksu otsad ei tohi minna ülesse, ei tohi minna alla. Nad peaksid jääma maaga paralleelseks. Ehk siin mina keeraksin lenksu asendi selliseks. See on nüüd minu valik. Jälle, siin ei ole õiget ega valet vastust. Siin on kasutaja vastus. Ja kui nüüd neid stemmi polte kinni keerata, siis ainukene trikk, mida vaatan peab, et üleval ja all pilu oleks umbes ühe laiu, need poldid oleksid enam-vähem võrdse pingega. Et kui ühelt poolt tõmmata rohkem pingule, teiselt poolt jätta lõdvemaks, siis on mingisugune teoreetiline võimalus, et mõni polt võib katki. Nii, nüüd on lenks on oma asendis, aga ilmselgelt pidurilingid on täiesti ebaõiges asendis. Ei ole, kõigepealt on eri kõrgusel ja neid ei ole niimoodi üldse mugav tarvitada. Kõige parem viis õiget asendit leida on see, et istud sadulasse ja paned sirge käe lenksu peale. Täpselt nii sirgelt, nagu ta läheb, piduriling peab jääma sõrmede alla. See võiks olla selle lingi nii-öelda minu standard. Ma ei ütle, et jälle, et kas see päris õige on, mõnele võib-olla meeldib natuke teistmoodi, aga mis siin tuleb veel? Ja küll, et pidurilingi me saame kätte, aga vahetada käiku peab sul olema ka võimalik pöidlaga selles samas asendis, nii kui sa siin lenksust kinni hoiad, sa pead saama käiku vahetada. Kui see nurk jääb valeks, siis võib juhtuda, et sa mingit käike on juba ebamugav vahetada ja miks pidurilink on selles asendis kõige ideaal, on see, kui sa sõidad ja kass jookseb su eest läbi, siis siit saad sa haarata pidurilingist kinni. Kui ta on nüüd selles asendis, nii kui ta meil valesti oli, siis ma pean kõigepealt tegema mingisuguse manöövri ratta peal, et saada piduriling kätte. Selleks on see õige asend oluline. Ja kui pidurilingid on paigas, siis põhimõtteliselt on ratas valmis, meil jääb üle panna peale turvavarustus ja teha proovisõit. Turvavarustus küljes, helkur siia, helkur esimesse jooksu, helkur sadula alla, helkur lenksu külge. Ja siis korjame ära ka sellise asja, mis on nüüd pandud siia häälestamiseks, aga mis ei ole
detail, mis peab katte külge jääma. Ja tempel alla, et see ratas on minu pandud kokku. Kuna väljas on meetrised lumehanged, siis ma õue temaga sõitma ei lähe. Teen poes kerge kääru, aga muidu proovisõit on maru oluline, et toob välja ka need vead, mis jäid minu töö käigus võisid jääda sisse. Ma olen ka inimene, eksib. Minu poolest on see ratas valmis, mina kiidan ta heaks ja selle võib rahumeelde mõnele kliendile ära müüa. Aitäh, et vaatasid seda videot. Kui sul jäid küsimused õhku, tahaksid esitada neid, siis tule Velo Marketisse, ma vastan.